Tere tulemast Musta kassi taru lugemisse Kaalud. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 23. veebruar kuni 1. märts. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No teil on suhteliselt selline kirju nädal. Nädal algab sellise kitsimehe kaardiga. Et see tähendab seda, et te nagu ei taha välja käia ei raha ega oma energiat kulutada. Istute seal oma rahahunniku otsas ja mõtlete, et ei ole mõtet hakata viimast raha siin ära kulutama, palgapäevani on veel palju aega. Edasi tuleb armastuse kaart. See kaart räägib mulle alati seda, kaart ise ütleb ka seda, et armastus on kõik, mida te elus vajate ja mõni inimene, kellega seda jagada. Et jagage siis nädala alguses armastust ja häid sõnu oma lähedastele. Edasi tuleb Sauade 2 ja Sauade 2 räägib ootusest ja otsuste tegemisest. Te nagu olete kusagil kahe vahel. Vaja oleks nagu valida, aga te täpselt ei tea, mida valida. Et te pole nagu kindel oma otsustes. Mõtlete, et kas minna sinna, teha nii või teha teisiti. Aga edasi tuleb saatuse rattakaart ja saatuse rattakaart räägib seda, et kõik, mis on juba käima pandud, see liigub edasi, seda ei saa peatada, isegi siis, kui te seda tahate. Ja all on õigluse kaart ja sealt edasi on veel üks selline mõõkade 9, mis räägib hirmudest, unetustööst, sellisest ülemõtlemisest. Aga õigluse kaart ütleb seda, et õiglus on teie poolel. Ma ei tea, mille pärast te siin värisete, mingi etapp saab teie elus läbi. Mingi etapp saab läbi ja te nagu kas kardate, kahtlete selles, tahate sellest võib-olla kinni hoida, pole päris kindel iseendas, aga viimane kaart sellel nädalal räägib seda, et asjad hakkavad kiirelt liikuma. No kuidas seda siis nüüd kokku võtta? Te olete nagu äraootaval seisukohal. Mingi etapp teie elus saab läbi. Armastusel on sellel nädalal väga tähtis osa. Jah, osakaal on teie perekonnal, teie suhetel lähedaste inimestega. Ja oma raha ei pea ka kulutama. Et kui te ei taha seda kulutada, tahate ikkagi kokkuhoidlikult elada, ega see halb ei ole. Kui teil mingi asi oli siin nagu veel ära otsustamata või lahendus oli leidmata, siis õiglus paneb selle paika ja see saatuse rattakaart võib tähendada ka seda, et kui juba on mingid veskid pandud käima, siis see nüüd käib lõpuni. Et õiglus ja otsus tuleb ära, mis iganes otsus see siis on, aga see tuleb ära ja kuna see on õigluse kaart, õiglus on teie poolel, te ei pea muretsema ega siin unetult vähkrema voodis. Te võite olla kindel, et asjad hakkavad kiiresti liikuma ja õiglus on teie poolel. Jah, umbes niimoodi see nädal teie elus peaks välja nägema, et mulle väga meeldib see armastuse kaart seal ülemises reas ja ega saatuse rattal ka viga pole. Ja õiglus on väga tore, kui see on meie poolel ja et asjad hakkavad kiiresti liikuma, see on ka hea, siis ei pea enam ootama, et ootused saavad läbi. Ja kõik esitatud küsimused saavad vastused, kõik algatatud protsessid jõuavad lahendusteni ja nii see peabki meie elus olema. Et soovin teile siis seda nädalat täis armastust, täis perekesksust, olge ja pühendage ennast oma lähedastele inimestele, hoidke ja kaitske neid ja tehke midagi koos. Tehke koos midagi ilusat, et kõigil oleks selle üle hea meel. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsib, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.